Tervist jälle kõigile, kes siin nüüd esimest korda on, mina olen Ivo ja täna tuleb siis juttu meie pere väikesest katsumusest ja sellest, kuida me oleme siis saanud siin elukaaslasega viimased paar kuud või üle selle isegi saanud siis haiglas elada rõõmsasti. Ja seda siis sellepärast, et meie laps sündis enneaegsena ja ikka päris kõvasti. Et kui normaalne aeg on seal kuskil 38 kuni 40 nädalat, siis meil ta tuli 25 nädala ja 5 päeva peal. Ja see juhtus siis 7. novembril ja meil on siis nüüd üks väike sünnipäevake lisaks siin, sellepärast et lapsega hetkel on kõik suht korras. Ja keda nüüd huvitab selline väike eellugu sellele praegusele videole, siis mul on paar kuud tagasi umbes lisatud selline video nagu üks päev korraga. Ja siis mul elukaaslane oli haiglas ja me absoluutselt ei teadnud, mis meie lapsest üldse saab. Ja ainuke asi, mis meile räägiti, oligi see, et laps ei jää elama. Toredad ajad olid. Ja see nüüd kindlasti mingi fitnessi video ei tule, tulebki nagu minu elust ja minu katsumusest. Ja kui teid see ei huvita, siis palun väga järgmises videos, võib-olla juba teil trendi ka. Aga lähengi siis kohe asja juurde, et mis seal siis juhtuma hakkas, et peale sünnitust oli siis mingi reanimobiil või asi kohal. See toppis lapse kohe mingisse ulmemasinasse, seal mingi kuvöös või asi. Sellega korra näidati meile veel last, sellega kohe läks ta kiirabiautosse ja lastehaiglasse ja rohkem me põhimõtteliselt mitte midagi ei teadnudki. Ja elukaaslane lasti välja kohe järgmine päev, siis järgmise päeva õhtul. Ja sealt otse läksimegi siis oma last vaatama. Eks see šokk oli igatepidi natuke suur, et ta oli ikka päris väike. Et ta võttis veel alla ka ja lõpuks oli seal mingi 800 grammi, et sellist asja pole nagu harjunud nägema. Aga muidu siputas seal ja täitsa ilus laps ja oli seal oma aparaatide küljes, et elu läks ilusti kõik edasi ja ütleme, et esimene nädal me ei saanud nagu mitte midagi arugi seal eriti, et tundus, et kõik on hästi, näitajad olid head ja polnudki nagu hullu midagi, et lihtsalt ühe kuradi paraja tropi vanamutiga, see õde oli seal nii-öelda siis, kes tema eest hoolitses vahepeal, sellega puutusime kokku. See hetk me muidugi ei teadnud, et ta tropp on, kuigi väike kahtlususs oli sees ja sellest tuleb veel juttu. Nii, põhimõtteliselt peale esimest nädalat siis sai laps veremürgituse, vot kui tore on ju. Ja algul kahtlustati nagu mul elukaaslast, et oi, et sünnitusel mingi jama raudselt või sai sinult põletikku või sul piim on halvaks läinud ja nii ja naa. Ja tegelikult, mis välja tuli, siis toredad arstid või õed, mis nad seal kõik kokku on ja see komplekt olid pannud siis lapsele kanüülid. Ja lõpuks oligi juba nii, et iga jäseme küljes oli üks kanüül põhimõtteliselt 2 käe. Küljes olid siis kanüülid ja mõlema jala küljes ja ühe jala küljes hoiti seda kanüüli üle nädala aja. Ja kellel kanüül on vähegi nagu olnud, see teab, et kuskil peale 5-6 päeva oleneb inimesest, see hakkab seal ikka suht käärima, see hakkab valutama, see hakkab halvaks minema ja nii edasi on ju. Et see tuleks sealt ikkagi ära võtta ja panna kas teise käe külge või mida iganes. Aga jah, et tema siis hoiti seda lampi seal lihtsalt ja tänu sellele, mis seal jala küljes oli kõige kauem see olnud, saigi meie lapseke veremürgituse toredasti. Okei, sai ta 7 päeva vist ilusti ravi seal, antibiootikume ja kõik tuli sellest ilusti välja õnneks. Aga igatahes peale seda siis ravi oli lapsega suht korras kõik. Eks seal oli erinevaid probleeme muidugi selle personaliga ja näiteks mingi abiõde või asi, ma ei tea, mis ta ametinimetus täpselt seal on ju on. See siis rääkis seal kõigi kuuldes kogu aeg, kuidas tema ei viitsi ja ei taha midagi teha ja siis ühe inimesega oli seal teise inimesega, tähendab, oli selline probleem, et
noh, ei viitsinud nagu last jälgida. Noh, me läksime sinna jälle vaatama. Elukaaslane hakkas nagu lapsele pai tegema ja ütles, et issand, et laps on jumala külm. Noh, tore on, laps oli jälle maha jahutatud, on ju. Ja noh, ega seal nii oligi, et mõned, kes siis hoolt kannavad seal laste eest, olid nagu väga tublid, suured kiidusõnad neile, et täiesti nagu iga väikse piiksu ja asja peale oldi kraps püsti ja kohe kontrolliti. Aga noh, nagu elus ikka, mõned olid täiesti kuradi laiskvorstid. Nad ei viitsinud oma tööd absoluutselt teha. Ja noh, ongi, et näiteks nagu see õde, kes selle lapse maha jahutas, neil oli mingi raport, mida nad peavad seal kirjutama, ta isegi pannud seda kirja. Ja siis elukaaslane läks arstilt küsima järgmine päev, et noh, mis see värk siis sellega nagu on, et mis nüüd saab või kas sellest nagu juhtub midagi. Ja arst ega mitte keegi teine inimene ei olnud sellest isegi teadlik, on ju. Et noh, nii käivad need asjad vist igal pool niikuinii siin maailmas. Ja noh, jõuame selle kõige toredama vanamutini ka seal, kes siis kogu aeg saatis vanemaid minema, nii meid kui teisi. Ja siis see põhjenduseks tõi mingid täiesti mõttetud asjad, et ühesõnaga esimene asi oli see, et hakatakse aspireerima. Aspireerimine on see, kui puhastatakse lapsel need ninasõõrmed ja siis kurgust tõmmatakse röga välja mingi asjandusega õhuga seal. Et noh, laps ise köhida ega nuusata ei oska, nii väike. Ja noh, sellepärast siis kogu aeg ütles meile, et nüüd peate ära minema. Me saime pool tundi olla seal, külastusaeg oli seal mingi hommikul lõunast õhtul 8 ja kogu aeg minge ära, minge ära. Noh, ja mingid labased asjad jälle pani mingi lambi põlema, et laps saaks seal mingit valgust õiget, mis tal siis vaja on, et neerud ja maks ja kõik seal töötaks. Ja jälle, nüüd te peate ära minema. Ja siis ütles meile ka, et kui teil päikseprille ei ole, et last vaadata, siis te peate ära minema. Okei, kogu aeg oli mingi jebla sellega, siis teda vahepeal mingi aeg ei olnud. Ta vist oli ka seal reanimobiilis, mis siis lastel järel käib, mingi valves siis. Ja siis ta tuli jälle tagasi ja see, noh, me olime seal olnud juba nii kaua, me jagasime ise ka juba laksu, et noh, teised õed ei saatnud meid kordagi ära, üks aspireeris niimoodi, et laps oli süles elukaaslasel, on ju. Ja see mutt siis oli jah, siuke värdjas, kurat inimeste vihkaja oligi ja lõpuks oligi jälle tema vahetus üle pika aja ja juhtus siis selline lugu meie enda silme all, et see sama värdjas vanamutt, ma ei vabanda oma sõnade eest raisk, kui ma seda kuskil näen, ma saadan ta pikalt perse ka. Ja ongi nii, et läks meie lapse juurde, meie vaatasime täpselt, laps oli silmade kõrgusel. Lihtsalt ta võttis lapse peast niimoodi kinni ja vihaga keeras seda teist pidi. Meil oli ka nagu niimoodi, no mida raisk, mida sa teed? Nii, ja siis oli niimoodi, et tõstis meie silmade kõrguselt täpselt siis lapse, noh seal elektrooniliselt sai tõsta seda QV-si, tõstis nagu täiesti kõrgel, niimoodi me pidime püsti seisma ja niimoodi saime ainult vaadata siis oma last, on ju. Ja kohe näha oli tal kuradi käed värisesid, et ta oli nii vihane seal meie peale nagu noh. Ja selliseid inimesi lihtsalt on olemas, kes vihkavad sind ilma mitte mingi põhjuseta. Noh, ja see oli täpselt siuke vigane inimene peast. Ja noh, peale tema vahetust oli veel niimoodi, et käib selline võru, kas siis jala külge või käe külge kuskile, mis mõõdab vist veres seda hapniku taset siis. Ja see vanamutt pani selle lapsele minu mäletamist mööda parema käe peale ja põhimõtteliselt ta surus selle nii kõvasti lapsele käe ümber, et lapsel oli ümber terve randme oli sinikas siin. Vaat selline tore inimene töötab siis sellises kohas ja põhimõtteliselt mul elukaaslane, see ikka on parast tulearg, see läks nii närvi. See lendas järgmine päev sinna haiglasse, noh, kandis arstile kõik ette, küsis ka, et kuidas saab see sinikas olla siin randme ümber, et noh, arst hakkas rääkima kanüülist. Kanüül oli tal esiteks siin käe peal ja kanüülist oli väike sinine plekikene siin tal. Ja see võru oli siin mingi
mitu sentimeetrit eemal ja vot siin oli sinikas, et noh, eks ikka sinna pigistatud oli. Noh, ühesõnaga kõik sai siis ära räägitud, siis lendas see vana mutt mul elukaaslasele peale seal, siis see sõimas tal, nad kordamööda sõimasid üksteisele näod täis seal ilmselt. Noh, siis mul elukaaslasele pakuti mingit nõustamist, ta ütles kohe, et mul pole mingit nõustamist vaja, et ma ei soovi, et see vana mutt enam meie lapsega tegeleb. Ja noh, nii ongi ja rohkem seda ei juhtunud ka, et ju ta siis tõsteti igaks juhuks kuskile mujale, me nägime küll teda veel seal ja selline tore seiklus, et igal pool ikka, kuhu sa lähed, seal peab ikka värdjaid leiduma, on ju. Ja nüüd edasi siis minna, siis vahepeal oli jälle ilus rahulik aeg. Kõik tunduski liiga hea, juba laps kasvas maru kiiresti ja tervis hea, kõik kiitsid ja siis juhtus selline lugu, et üks päev lapsel oli nagu kohe näha, et ta oli valudes. Muidu kui pandi emale sülle, siis ta oli vana rahu ise. Ja see päev oli nagu täiesti karjus ja niheles ja kohe näed midagi valesti. Ja järgmise päeva hommikuks oligi siis juba kuskil isolaatoris või kuskil laps. Ja ta oli saanud stafylokokki bakteri, et kes ei tea, mis see on, ma ei hakka siin seletama ka. Minge guugeldage, see on üks igavene karm asi ja lapsel siis oli niimoodi, et põhimõtteliselt kõik oli mingi veriseid haavandeid täis. See on nüüd siuke paras haiglabakter on ka, et seal teda levib korralikult ikka ja juhtus siis jah niimoodi, et lapsel oli kõik kõrvade tagant oli verised haavandid peas, üle terve keha, no käed, no ükskõik kuhu vaatad on ju, et olid sellised verised haavad ja noh, ta sai õnneks hästi kiiresti selle ravi peale. Kohe saadi sellele jälile ja ta sai siis 10 päeva antibiootikumi ravi ja õnneks noh, alguses see nagu häiris natuke seda hingamist ja kõike, aga ei olnud hullu, et tuli sellest päris kiiresti välja. Nii ja nüüd jõuamegi selleni, et kui ta nüüd sellest ilusti peaaegu ära paranes, siis arstid leidsidki, et laps on meil nii terve, et ta ei pea enam intensiivis viibima. Et nüüd ta läks siis sinna sünnitusjärgsesse osakonda vist edasi, noh seal ta on ikka jälgimise all, hingamisaparaadid, kõik on küljes, aga üldiselt tal on jah kõvasti parem juba. Ja noh, eks nüüd on meil uus huvitav režiim jälle, elukaaslane peab minema hoopis hommikul haiglasse ja tegelikult nad tahtsid teda üldse sinna sisse võtta, aga noh, ta ei olnud nagu nõus, et mida ta istub seal öösel ja iga 3 tunni tagant peab siis minema süüa panema ja noh, selline lugu. Aga vot, et selline seiklus meil siis on siin olnud juba üle 2 kuu ja me pole kindlasti ainukesed, et neid emasid ja lapsi on ikka tohutult ja nüüd me oleme kõige sellega kursis, et noh, ega kui endaga ei juhtu, mis sa ikka sellest asjast on ju tead, kuskil telekas oled näinud, kuulnud oled, et hirmus asi on ja noh, ikka loodad, et endaga ju ei juhtu, aga no näed sa. Ja igatahes ma ei hakka venitama seda videot siin väga pikaks, et noh, kui ma siin kõik detailideni lahti seletaks, siis võiks raamatu kirjutada sellest viimasest 2 kuust siin. Aga jah, paljud on mult küsinud, väga paljud, isegi inimesed, kellest ma pole aastaid kuulnud. Tänan väga kõiki inimesi, kes on jaganud enda raskeid lugusid, inimesed on lihtsalt kirjutanud mulle privaatselt ja rääkinud, kuidas siis noh, on nende peres juhtunud midagi taolist, ühel tuttaval näiteks mõlema lapsega oli niimoodi ja kuidas nad on võidelnud sellest välja tulnud ja et neid lugusid on olnud huvitav lugeda. Ja muidugi tänan kõiki pereliikmeid, kes on meile toeks olnud. Ja loodame, et järgmine video on siis juba sellest, kuidas me toome lapse koju ja kuidas meil loodetavasti kõik on nii võimalikult hästi, kui olla saab siis sellise lapse puhul. Aga mina siis tõmbangi siit otsad kokku vaikselt ja tänan kõiki, kes jõudsid siia video lõpuni. Kes ei ole veel seda teinud ja tahavad näiteks järgmist videot näha, siis subscribe'i nupp on, seal on väike kell kõrval. Ja kui seda vajutate, saate teavitused ka järgmise video kohta.
ja noh, loodame parimat ikka ja ma loodan, et teistel inimestel selliseid jubedusi ei juhtu ja tõmbangi siis siit otsad kokku ja järgmises videos juba näeme.